Tere! Mina olen Triin. Täna on sõpradeks, kellest ma teile räägin, hoopiski ilusad asjad. Õigemini täpsemalt üks armas väike poeke nimega Monique Boutique, mis asub Tartu linna südames, Raekoja plats 11. Varsti te näete ka seda, mis siin sees on. Aga Monique Boutique on tõesti selline eriline koht, et mulle üldiselt meeldivad väga Eestis toodetud asjad ja ma vaatan huviga, et milliseid rõivaid teevad Eesti disainerid. Ja veelgi enam meeldib mulle see, kui need asjad on ka taskukohaste hindadega. Nüüd Monique Boutique'is on midagi maagilist, et ma tean, et siin Tartus on palju naisi, kes lähevad sinna poodi küll lihtsalt mõttega, et nad vaatavad neid asju, aga reaalsus on see, et nad tulevad sealt välja ikkagi mõne asja võrra rikkamana. Seal on tõesti see asi, et asjad on seal kuidagi erilised, isikupärased ja eks see erilisus ja isikupärasus on ju see, mida me naised otsimegi riideesemetes. Et riie ei oleks mitte lihtsalt asi, vaid et see oleks midagi sellist, millel on mingi emotsionaalne väärtus, mis aitab meil ennast paremini tunda ja mis muudab meie igapäeva natukenegi ilusamaks. Ja Monika, kes siis on Monique Boutique'i hing ja süda ja kes ise teeb ka neid kleite ja mantleid ja kampsuneid, et tema on kuidagi väga hästi tabanud seda, et naised on kõik erinevad ja sellepärast leiavadki sealt poest väga erineva kehakujuga naised, väga erinevate pisiksustega naised endale sobivaid rõivaid. Aga vaatame siis nüüd, mis siin sees on. Ma sain sealt teha väga sellise erilise kampsuni. See ongi siin seal samas koha peal valmistatud, et Monique'i juures on just hea asi ka see, et sinna saab näiteks minna niimoodi, et sul on endal mingisugune idee, näiteks sa tead, missugust kleiti sa tahad ja sa lähedki Monika juurde ja ütled, et sa tahad sellist kleiti ja ta leiab sulle sobiva kanga. Selles mõttes seal ei ole mitte ainult müügil siis ilusad asjad, vaid sa saad lasta endale ka ilusaid asju seal teha. Ja pluss nad teevad igasugu õmblustöid, et ma olen näiteks lasknud seal mitut kleiti teha lühemaks või mõnda asja teha siis kitsamaks, et mida iganes on vaja siis mingite juba olemasolevate riiete juures muuta, et seda saab ka seal väga edukalt siis teha. Nii, siis on selline roheline. Kui keegi otsib endale mantlit, siis seal on just parasjagu ka sellised rohelised lühikesed mantlid müügil, et väga erilised. Ja seal oli ka pikemaid mantleid, nii et kellel on vaja, siis minge kindlasti vaatama. Ja mis mulle veel meeldib selle Monique Boutique'i juures on see, et seal on alati selline väga sõbralik, väga lahke ja väga personaalne teenindus. Et sellepärast on alati väga meeldiv seal käia. Ja nüüd muidugi selles sügisene moehits, mida mul ei olnud ka üldse plaanis osta, aga kuna see sobis väga hästi. See on siis dresskleit, selline. Ja dresskleit oli seal ka väga erinevaid, et seal oli heleroosasid, seal oli helesiniseid, seal oli erinevat tegumoega neid dresskleit, et see on selline pikem kleit, aga seal oli ka selliseid lühemaid dresskleite ja samamoodi erinevate piltidega eest, et siin on siis üks armas kena kassikene ees, aga seal oli ka südamega ja seal oli erinevate piltidega. Ja see dresskleidi pluss on just see, et lisaks sellele, et see on hästi mugav, see tundub ka, et see on hästi soe. Siit seest on tõesti selline mõnus pehme. Võt nii, et põhimõtteliselt, kui teil on midagi vaja, ma soovitan kindlasti Monique'i minna, seal põhimõtteliselt alati leiab midagi. Ja kui ei ole midagi vaja, siis lihtsalt on sinna huvitav ka minna seetõttu, et saada inspiratsiooni sealt ja lihtsalt tore käik. Aga selline siis oligi tänane video. Aitäh teile vaatamast ja kohtume taas!